Citroenil kui autotootjal on olnud juba aastaid piisavalt täid mudeleid tarbesõidukite vallas, kuid vahest natukene tahaplaanile on jäänud klassikalised sõiduautod. Ilmselt saab sellest ka tootja aru ning nüüd on turule tuldud täiesti uue lähenemisega sellisest mudelist nagu Citroen C5. Sõiduk on totaalselt muutunud ning kannab nimed C5 Aircross ja nüüd on tegemist hoopis linnamaasturiga. Tootja ise on üritanud luua sõidukit, mis on vaikne ja mugav ja see on õnnestunud. Citroeni moto on olla mugav ja mugavust ja vaikust rõhutatakse igal sammul ja seda loomulikult tehakse ka C5 Aircrossi puhul, et auto mürasummutus on viidud uuele tasemele, see auto on sõites väga vaikne, uued mootorid, uus käigukast, 8-käiguline traditsiooniline automaat, mis on välja vahetanud vanematel autol olnud 6-käigulise automaadi. Ja auto salongi viimistlusmaterjalid on juba kutsuvad sinna sisse istuma, et nad on juba näevad mugavad välja ja kui sinna sisse juba istuda, siis see mugavus saab ka nagu tunnetatud väga, väga hästi. Ja sõidumugavuse poole pealt on kindlasti oluline see, et selle auto vedrustus on täiesti kardinaalselt uus ja uus lähenemine Citroeni puhul. Tõsi, seda on natukene ka Citroenidel enne kasutatud. Ja vedrustus, kui siin aastaid ja aastakümneid tagasi oli Citroen pioneer just hydraulilise vedrustuse vallas, siis nüüdseks on senisest keerulisest ja võrdlemisi ka kulukast või kallist vedrustusest loobutud, aga mugavuses ei ole olulisi järeleandmisi tehtud. On välja tuldud uue amordiga Hydraulic Progressive Cushion süsteemil, mis põhineb sellisel süsteemil. Need amordid iseenesest on tuttavad siin aasta tagasi välja tulnud C4 kaktuselt, kus kasutatakse neid amorte ainult esisillal, siis C5 Aircrossil on nad kõigil 4 rattal ja see vedrustuslahendus tagab äärmiselt sujuva, pehme ja mugava sõidu. Vana ja võib-olla natukene kohmaka süsteemi on välja vahetanud lihtsam ja mugavam, mis sõiduki hinda absoluutselt ei muuda. Citroen C5 Aircrossil on 3 varustustaset, Live, Feel ja Shine ja juba kõige esimese varustustaseme juures on praktiliselt kõik vajalik, mida võiks juht tahta, on juba standardvarustuses olemas. C5 Aircrossi varustusse kuulub loomulikult adaptiivne püsikiirushoidja, mis töötab ka täieliku pidurduseni ja hakkab uuesti sõitma ise. On sõiduraja joonte vahel hoidja, on kõik võimalikud tänapäevased multimeedia asjad, on Apple CarPlay, Android Auto, on navigatsioonisüsteemid, on nutitelefoniga ühendumine, on juhtmevaba laadimine, kõigele on mõeldud. Kangemate varustuspakettide juures on olemas ka massaažiste. Automeedia pool on eestikeelne, lihtne kasutada ja arusaadav. C5 Aircross saab kiidelda ka oma segmendi kõige suurema bagaasiruumiga. C5 Aircrossil on konkurentidest märgatavalt suurem pakiruumi maht, mida saab veel tagumiste istmete allaklappimisega veelgi suurendada. Auto tagumised istmed on mitte ühine pink, vaid on 3 eraldi istet, mis on kõik ümber seatavad, liigutatavad edasi-tagasi, seljatoega allet võimalik reguleerida ja mahutavust rõhutab ka see, et auto näiteks televahe on konkurentidest circa 5-10 sentimeetrit pikem. Väga palju ikkagi küsitakse ka mootorite järgi sellistel autodel. No mis mootorid siis praegu, kui täpsustada natuke valikus selle puhul on? Hetkel on Aircrossi valikus nii bensiini kui diiselmootorid. Mõlemad on saadaval nii manuaal kui automaatkastiga. Automaadi puhul pruugitakse siis 8-käigulist traditsioonilist automaatkasti, et ei ole tegemist ei robotkastiga ega topeltsiduriga, vaid traditsiooniline automaatkast. 8 käiku on piisav arv, et tagada väga eeskujulik sõidu mugavus, käiguvahetusi praktiliselt ei tunneta. Kogu sõit on sujuv ja mootoritest on bensiinimootorid on loomulikult turbomootorid, on 130-180 hobujõudu. Sellist autot liigutavad nad täiesti piisava erksusega ja on olemas ka eestlastel südamelähedasem on diiselmootorid, seda samamoodi kombineerituna siis automaatkastiga.
ja diiselmootor on samuti kuni 180 hobujõuline, et see on täiesti piisav sellise klassi autole. Citroen C5 Aircrossi proovisõiduautod on esindustes olemas. Käige uurimas ja küsige juba müügimeestelt lähemalt.